Kirurgilisel teel on võimalik peenist pikendada umbes 3-5 sentimeetrit. Vau! 3-5 sentimeetrit. Vau! Suht palju isegi. Mõtle, kui sul alguses on 3, kui sul on ikka 6, siis see on ikka suht norm juba ju. Ei või? No ma ei tea. Umbes 1/3 mehe peenisest asub keha sees ning ei ole silmale nähtav. Selle osa arvelt saab välja poole ulatuvad suguelundid pikemaks muuta. Võimalik pikkuse lisa on individuaalne ja sõltub erinevatest asjaoludest. Mida suurem on peenis, seda suurem on tõenäoliselt ka kehasse varju jääv osa, mida saab välja tõsta. No vot. Viimaks aitab peenise pikendamisele kaasa spetsiaalne venitamisseade, mis tuleb kasutada pärast operatsiooni. Venitamisseade. See kõlab midagi nagu mingi keskajast. See kõlab midagi nagu mingi keskajast. Täitsa perses. Operatsioonilõige tehakse horisontaalsest kubeme piirkonda, et see jääks häbemekarnade sisse varjatuks. Seejärel katkestatakse osa häbemeluud ja peenist ühendatavatest sidemetest, et vabastada peenise keha sisse jääv osa. Kuna need sidemed omavad toestavat rolli, tuleb operatsiooni järgselt arvestada erekteerunud suguti nurga muutumisega. Mis asja? Võtab uue nurga või? Ossa raisk. Peenise pikenenud osa kaetakse kubeme piirkonna nahaga. Mis asja? Mitte. Sul võetakse kubeme piirkonnast nahka ära ja lükatakse riistale või? See tundub nii räme lihtsalt. Sul lihtsalt tõmmatakse kubemest nahka ära ja lükatakse su riistale, lihtsalt kleebitakse sinna. Oi pläe lihtsalt. No? No? Mis seal mingi pragu on? Seal on mingi pragu. Ma ei oska näppe sisse toppida. Kuidas näpud sisse lükkab? No. Kompass. Tühjus. Jäänom. Mitte meil kunagi vaja oleks. Mida tähtis, kurat, mida sa ehmatad? Täitsa perris, ma mõtlesin, keegi on siin. Oi, plää lihtsalt täiesti perris, mida sa karjud siin? Mida sa siis ukses peksad? Täitsa perris, ma olen südari siin. Ja ütle, miks sa seda ust peksad? Fucking hell, no. Kuulge, aga mis siis juhtuks, kui ma võtaks kõik enda asjad ära, kogu info nii-öelda, kõik. Ja inimesed tuleksid siia striimi ja vajutaksid all donate'i, aga ekraanile alerte ei tule. Ja lihtsalt järjest suubivad ja 5 suubi on bodysign. 5 suubi on bodysign. Ja inimesed lihtsalt tulevad ja suubivad siia 24/7. Ja mul on kõik enda overlaid maas. Ma teen nalja jele, ega ma loll ei ole. Nii ei tohi teha muidugi. Kujutate, et on mees. Come on. Oma suure riistaga su näos. Mis asi see on täna? Mis asi toi?
vaadake seda Viki nägu, talle ei meeldi, sest ta on lihtsalt mingi miks ima. Näos lausa. Kõik alkohol, mis hotellitoas oli, sai. Okei, need liigutused on ikka küll, ja ma ei kujuta ette. Ma arvan, isegi mina teeksin sületantsu paremini. Ma ei tee nalja. Isegi mina oleksin võib-olla parem. Nagu kui ma seda vaatan, siis ma mõtlen kohe, et isegi mina teeks paremini. Kõige sensuaalsem sületants, mis oskad. See on ikka suht puine ja te ei kujuta ette, kuidas ma ikka liigun, kurat. Tõesta või? Kuuled mahak või? Tuli siia, eks ole, ja ma teen sulle. Paneme Tono Kouli 1000 euri, teen mahakile sületantsu ja ma tulen teen sulle, nii et sa ise ka ei usu. Ikka saab. No kuulge, come on, mis kuradi lennukit ta teeb, isegi nagu ma teen sellest kindlasti paremini. Mis kuradi lennukit ta teeb siin? Kujutate, et ta on mees. Come on. Oma suure riistaga su näos. Näos lausa. Mis tegema peab? Mis siis? Head striimi ja vaata, et end täis ei leis. Jätän striimi käima lurkin ringi. Võib-olla mingi pomm oli maas. Täiesti päris mingi otsid seda pommi sealt selja tagant. Mingi mitte. Jube. Peenise paksendamise operatsiooniga on võimalik muuta peenise jämedust nii tavaolekus kui kuni 50% ulatuses. Kliinikus lisame peenisele jämedust rasva siirdamise abiga. See väheintensiivne invasiivne meetod, mis on tõestanud töökindlust oma võrdlemisi pika ajaloo jooksul. Rasva siirdamisega peenisesse kaasnevad harva riskid ning võimalikuks probleemiks on vaid rasva taasimendumine kehasse pikema aja jooksul. Operatsiooni alustuseks tehakse patsiendile rasvaimu kas kõhu või reite piirkonda. Sellele järgneb rasvapuhastus ja jaotusprotsess, mille käigus eraldatakse rasv ja tüvirakud. Saadud mass süstitakse omakorda peenisesse. Jesus.